Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Tervist! Pereraadio stuudios kõneleb Einar Laigna. Ma räägin praeguse paavsti Benedictus XVI entsüklikast, ringkiri või läkitus pealkirjaga Spe salvi lootuses päästetud. Ma kõnelen katoliiklasena ja teoloogina ja pean nimetama, et ma ei kõnele praegu ametlikult kiriku nimel. Küll aga kooskõlas Eesti Rooma Katoliku kiriku piiskopi Philippe Jourdaniga. Tuleme niisiis meie teema juurde. Ja kõigepealt väikene ülevaade paavst Benedictus XVI. Johannes Pauluse järeltulija on pidanud oma valitsusaja algust raskeks. Paavstlusest oli selleks ajaks kujunenud mulje, eriti nende inimeste hulgas, kes ei tundnud ühtegi teist paavsti, et igaüks, kes astub Johannes Paulus teise asemele, oleks nagu omamoodi sissetungija. Võib-olla oli sellest tingitud ka teatud kibestunud ja pisut tõredavõitu hoiak, millega võeti vastu sõnum, et uueks paavstiks on saanud Benedictus XVI, oli aastal 2005, kui ta valiti. Kodaniku nimega Joosef Aloysius Ratzinger sündis 1927. aastal Baieris. Tema noorpõlveõpingud vaimulikus seminaris katkesid 1943. aasta mobilisatsiooni tõttu ja ta astus teenistusse õhutõrjeüksuses. 1945. aasta aprillikuul lahkus ta armeest ja läks koos oma vanema venna Georgiga tagasi vaimulikku seminari. Mõlemad vennad ordineeriti 1951. aastal ning sealt edasi jätkus Joosefi edukas karjäär. Alguses õpetas ta teoloogiat mitmes Saksa ülikoolis. Hiljem pärast seda, kui oli määratud 1977. aastal München Freisingi peapiiskopiks, algas kiire tõus kiriku hierarhias. Juba aastal 1978 sai temast kardinal. 1981 määrati ta usupropaganda kongregatsiooni juhiks. See, mida endistel aegadel nimetati siis inkvisitsiooniks. Teisel Vatikani kirikukogul, mis algas 1962. aastal, äratasid tema sõnavõtud vaatlejate tähelepanu. Teda peeti alguses liberaaliks, aga ta muutis mõnevõrra oma hoiakuid pärast seda, kui koges ikka ja jälle ebameeldivaid lahknevusi kirikukogul räägitu ja selle vahel, kuidas välja pakutud ideid hakati päris elus rakendama. Üks ilmekas näide oli õhin, millega pärast kirikukogu hakati tühistama Tridentiinumi. See on siis Trento või Tridenti kirikukogul vastu võetud missat. Tegemaks teed uutele usutalitustele, mis sarnanesid väga teatud jutuvärkides liturgia ekspertide programmidega. Olen kindel, kirjutas Ratzinger, et see kriis kirikus, mida me täna kogeme, tuleneb suures osas liturgia käest laskmisest. 1980. aastatel keskendus ta tähelepanu niinimetatud vabastusteoloogiale, mis on omamoodi segu katoliiklikust doktriinist ja Karl Marxi kapitalismi analüüsist, milles ta nägi ohtlikku umbteed ja takistust vastulöögi andmisel maailmas valitsevatele manduvatele ilmalikele väärtustele. Ta on jäänud kõigutamatuks, kui on olnud tarvis kaitsta katoliiklikku doktriini ja hoolitsenud nõrkuse ja peataoleku hetkedel kiriku stabiilsuse eest.
Tema hoiakut illustreerib ilmekalt jutlus, mille ta pidas kolleegide kardinalide ees konklaavil aprillis 2005. aastal. Me liigume, ütles ta, diktatuuri ja kaasaegse relativismi suunas, mis ei tunnista mitte midagi lõplikku ning mille kõrgeimaks väärtuseks on igaühe isiklik ego ja isiklikud himud. Tsitaadi lõpp. Paavst Benedictus on olnud kindlalt niisuguse tendentsi vastu ning lahing sedasorti modernismiga võib saada tema pontifikaadi üheks peaküsimuseks. Ent uue paavsti valitsusaja alguses tuleks küllap silmas pidada kahte seika. Esiteks oli Benedictuse valinud konklaav erakordselt lühike. Kahtlemata teadsid kardinalid selgelt, mida tahtsid, ja olid veendunud, et Ratzinger paavstina teenib kirikut parimal võimalikul moel ükskõik kui paljude aastate jooksul. Johannes Paulus II oli meelekindlalt keeldunud andmast rohelist tuld relativismile, mis iseloomustab suurt osa lääne ühiskonnast, mitte aga, olgu see märgitud, terve ülejäänud maailm. Selles küsimuses olid Johannes Paulus ja kardinal Ratzinger ühel meelel, mis viitab sellele, et Benedictuse ametiajal jätkatakse Johannes Pauluse üritust, kui mitte stiililt, siis kindlasti sisult. Teiseks, kui lähtuda ettekuulutusest, mille olevat teinud Püha Malachius Armagh peapiiskop 12. sajandist, saab Johannes Pauluse järglane tuntuks kui Glorie Olive, rahusobitaja. Ja selles mõttes on nimi, mille Ratzinger valis paavstiks saades, väga tähendusrikas. Benedictus 15 oli paavst, kes tüüris kiriku läbi Esimese maailmasõja ning teda tunti ka kui rahupaavsti. Märkimisväärne on seegi, et uue paavsti esimene teekond Roomast kaugemale viis ta Itaalia linna Barisse, kus hoitakse 4. sajandi pühaku, nii hästi katoliku kui ka õigeusu kirikus väga populaarse Miira Püha Nikolause säilmeid. Baris kordas paavst oma tõotust ja ühtlasi ka Johannes Paulus II lubadust töötada selle nimel, et ükskord teha lõpp 2 kiriku igipõlisele lõhele. Benedictus 16. soov leida lepitust ja aidata kaasa harmooniale leidis seega esimese olulise väljenduse. Tulevik näitab, kas tema ponnistusi saadab edu, olgu siis lõhe ületamises, aga miks mitte ka vana eelarvamuse kaasajastamises, ürituses, mida tervitati tema valimise ajal. Juba 2000 aastat tagasi oli paavstlus käskudega sööda mu lambaid, sööda mu tallekesi, alustanud oma teed, mis algas pastoraalsest karjase missioonist ja kulges imperiaalse võimuni, et minna Itaalia väikeriigi kaudu tagasi pastoraalse algeni. See on paslik punkt, kust alustada järgmist 1000 aastat. Minu lõpus on minu algus.
Olemine ja olemasolemine. Pärast seda sissejuhatust tuleksime paavsti entsüklika lootuses päästetud temaatika juurde. Olgu kohe märgitud, me ei kavatse seda entsüklikat siin ümber jutustada, vaid juhtida tähelepanu teatud niisugustele kindlatele tugipunktidele, mis moodustavad selle terviku. Kahtlemata see dokument, mitte ainult sellepärast, et ta on paavsti entsüklika, tema ringkiri, on see maailma vanima ja kõige paremini organiseeritud institutsiooni esindaja pöördumine mitte ainult kiriku, vaid kogu maailma poole. Milles seisneb siis kaasaja oludes see lootus, milles me oleme päästetud? Kõigepealt lühidalt veel kirikust nii palju, et oma algaegadest peale on kirikul olnud üks koorem. See koorem on olnud poliitiline riigikoorem. Rooma impeeriumi hilisel ajal, see on viimased 3 sajandit, kui keiser Konstantinus viib pealinna Konstantinoopoli ja Rooma linn oli juba ennem poliitilise võimu keskusena minetanud palju oma tähtsusest seoses keisrite lemmikpaiga Väike-Aasiaga, siis Roomas tekib võimutühemik. Võim iialgi ei talu tühemikku, see alati täidetakse ja seetõttu poliitiline võim läänepoolses impeeriumis langes, kas sa tahad või ei taha, Rooma paavsti või Rooma piiskopile ja seda niisugust poliitilist riigi koormat pidi ju kirik kandma väga pikalt läbi terve vara keskaja, kui paavsti tool oli omavahel võistlevate ja võitlevate Rooma aristokraatide perekondade niisugune tallermaa, kus püüti oma kandidaati sinna panna. Ja võime lühidalt öelda, et kiriku ajalugu on ju hiilgav näide sellest, kuidas see institutsioon ühelt poolt on jumalik ja teiselt poolt seda institutsiooni ajaloos viiakse ellu inimeste läbi. Ja siin kehtib see tore ütelus, mida kasutavad ka šveitslased oma riigi kohta, et kui Šveitsi riiki olevat edukalt juhitud Jumala ettehoolduse ja inimeste segiajamise läbi, siis täpselt samuti kehtib see või veelgi enam kiriku kohta, et vaatamata kõikidele inimlikele hädadele ja vigadele, mis igasugust inimtegevust igal pool alati on saatnud, on nimelt kiriku jumalikkus ilmnenud selles, et hoolimata inimlikest vigadest, sellest sõltumata on see kiriku olemus, kiriku tegelik sisu läbi ajaloo, läbi 2000 aasta tulnud. Ja ükskõik kui palju ka inimlikud vead ei ole kahjustanud seda, on nimelt need inimlikud vead teisalt, mis läbi ajaloo on olnud. Ja selle 2000 aasta jooksul on olnud ju arutuid võitlusi, mis kõik on tavaliselt võimu ja kuningakodade vahel. Sai kirik selleks, mis ometigi ühendas kogu kultuurkonna, lõi kristliku maailma. Lõi selle ühtse kultuuritunnetuse ja kristliku maailma, mis ju lõppude lõpuks ka tänapäevase Euroopa Liidu ajalooliseks aluseks on. Nii et Euroopa ühtsuse aluseks on paraku olnud seesama Kristuse poolt rajatud institutsioon Rooma katoliku kirik.
1870. aasta esimese Vatikani kirikukogust alates võib siis nii öelda, et kirik vabanes ilmalikust koormast, mis on alati olnud tal lisakoorem ja saanud pühendada ennast rohkem või ütleme ühemõtteliselt kiriku karjaselike ülesannete täitmisele. Ja see vabanemine poliitilisest koormast suuresti on olnud kirikule õnnistuse aeg ja seetõttu me näeme, kuidas läbi kõikide väga erinevate aegade on kirik loonud selle niisuguse maailmakultuuri, milles taevane ja maine või milles maise elu dimensioon on korrastatud selle välise jõu läbi ja välist jõudu arvestades. Väljendit väline jõud kasutab ka paavst oma entsüklikas. Tuleme täpsemalt entsüklika juurde. Paavst räägib maailma algainete võimust ehk sellest, et me oleme mateeriasse kätketult allutatud väga kindlatele seadustele. Samal ajal selles võimuses olles on inimesele antud mõistus, tahe, armastus, me oleme isikud. Isikut peab iseloomustama alati mõistuse kõrval teadmine ja teisalt loomulikult see, et inimene peab valima, aga oma valiku eest ka vastutab. Selles on isiksuseks olemise saladus ja isiku vabadus, et ta teeb valiku, aga et selle valiku eest peab ta ka vastutama. Edasi on juttu sellest, kas see lootus on subjektiivne või on see lootus objektiivne. Kõigepealt, mis on siis see kristliku lootuse definitsioon? Moraaliteoloogia annab mõisteks pisut natukene raskepärase definitsiooni, aga ma loen selle ette. Lootus on üleloomulik sisse valatud voorus, mille tõttu me võime Jumala kõikvõimsuselt, headuselt ja truuduselt usaldavalt oodata igavest õndsust ja selle saavutamiseks vajalikke vahendeid. Tsitaadi lõpp. Vajalikud vahendid on loomulikult sakramendid ja need kiriku pühitsusvahendid. Me oleme kuulnud palju, eriti protestantliku traditsiooniga maal, lootuse ja usu subjektiivsest küljest, mis nagu piirduks indiviidiga. Paavst oma entsüklikas lehekülg 17 rõhutab seda, et pääsemine, päästmine, lunastus, lootus, nad ei toimi kunagi ainult individuaalsel subjektiivsel pinnal, vaid nad on alati oma olemuselt kollektiivsed. Kollektiivne tegelikkus ja individuaalne olemine. Nende koostöö seisneb selles, et kui lihtne näide tuua, üksikul saarel elades meil ei ole võimalik solvata ühtegi teist inimest ja sotsiaalse keskkonna puudumise tõttu ei ole võimalik teatud patte teha, teopatte teise inimese vastu. Seega meie moraalne paleus ja meie moraalse isiksuse teostamine ühiskonnas ei toimu õhutühjas ruumis, vaid tihedalt koos teiste inimestega. Selles on see kiriku koguduslik sotsiaalne mõte. Ja nii on ju toimunud kristlikus kultuuris Kristuse eeskuju järel, kristliku isiksuse kujundamine, Kristuse täisea mõõtu mööda. See ei ole toimunud ka õhutühjas ruumis, vaid see on toimunud koos teistega. Ja ainult teistega koos on saanud välja lihvida inimest, kellel on, nagu me ütleme tänapäeval, empaatiavõime, kaastunne, see, kes arvestab teise inimesega ja on suuteline oma isiklikku egot ja isiklikke huve talitsema ja neid kohandama kollektiivi kõigi teiste huvidega, mille tõttu ei saa kunagi oma isiklikke huve vastandada ühiskonnale, vastandada kogudusele, kirikule. Sealjuures toob paavst esile ka väga hästi lehekülg 27 kloostrite ja erakuelu tähtsuse.
nii et selles tervikus, milles nähakse kogu kristlikku kultuuri, on kloostrid need niisugused energia kogumise süvameditatsiooni kohad, milles kirik tunnetab ja milles kirik ka jagab ülejäänud maailmale seda vaimuvara, mida need, kes täielikult pühenduvad, võivad saavutada askeetliku elu läbi. Olgu näitena toodud, näiteks Prantsusmaal on üks uus benediktlaste klooster, tegelikult taastatud vana aastal 2000 ja lühikese ajaga kujunes see klooster juba niisuguseks palverännakute kohaks, kuhu sõidetakse kaugetest kohtadest. See on Kesk-Prantsusmaal, oli tavaline asi, et seal pühapäeval, laupäeval, pühapäeval olid Pariisist autod, kes bussiga, kes oma autoga, ja kuidas selles kloostris toimus niisugune vahetus, et inimesed tõid sinna kõike eluks vajalikku, ka materiaalset, riideid, pesu, patju, kingi, mida tahes, ja sealt omakorda paljudele külastajatele klooster jagas seda jälle laiali. Kuna kloostri vennad teevad iga päev sama tööd, mis seal maal külainimesed, siis ka külainimesed võtsid neid kohe omaks, et näe, nad töötavad nagu meie. Teevad metsas puid, harivad maad, nad olid lähedased, omased rahvale. Nii et seal on suurepärane näide sellest, kuidas vana benediktuse reegli järel elades lühikese ajaga, mismoodi see klooster on saanud elavaks elukeskuseks, kuhu inimesed tulevad ja nad kõik saavad seal seda sisemist niisugust kinnitust ja kokkupuudet vahetult nende inimeste nägemise läbi, kes olles kõigiti terved, mehised, normaalsed, haritud, näitavad teistsugust olemise viis ja selle võimalikkust. Nii et seda on võrratu pealt näha ja paavst ka rõhutab seda, kuivõrd tähtis selles tervikus, milles individuaalne ja kollektiivne ühinevad, kuidas kiriku elus on kloostritel asendamatu roll kristlikus kultuuris ja elus ja maailmas. Kuid nüüd tuleme selles entsüklikas teemade juurde, mis on pisut süngemad. Me võiksime öelda, et paavsti entsüklika on omamoodi meeleheite karjatus. Me teame küll, mis toimub praegusel hetkel selles maailmas, kus me elame. See ei ole kellegile saladus. Me võiksime kokku võtta ilma, et me kirjeldaks seda, mis toimub. Seda võite iga päev päevauudistest kuulda ja näha. Et ilmutuse raamat ütleb, et lõpuaegadel lastakse saatan lõa otsast lahti ja talle antakse üks lühike niisugune valitsuse ja märatsemise aeg. Meil peaks olema julgust tunnistada, et see niimoodi on. Paavsti entsüklikas lehekülg 20 juhib Benedictus 16 tähelepanu tõe küsimusele, aga ta rõhutab ka julgust ja mainib, et argus on üks väga niisugune kurjale kaasa aitav jõud. Inimene võib olla ju oma südames hea, ta võib aru saada, mis on õige, mis on vale. Kui ta on arg, siis ta muutub paratamatult kurja tööriistaks. Ja usujulgus, see on seoses tõe väljaütlemisega. Ja see on see, mis on kiriku ülesanne ühiskonnas. Me näeme, kuidas paavst on ju öelnud välja asju, mida me avalikus elus võiksime nimetada, et poliitiliselt ebakorrektne. Olgu mainitud, kogu kristlik kuulutus oma sisu sügavuselt on tervikuna poliitiliselt ebakorrektne. Ja sellepärast kirik ei saa oma sõnumit maha salata, kas see meeldib maailmale või mitte. Ja selles mõttes on praegune paavst väga selgelt ja väga julgelt ja väga otseselt välja toonud. Ja kui ta räägib progressist ja sellest, mida progress on tegelikult andnud vastuvaidlematult meie ellu, meie igapäevasesse ellu, see on, selle üle ei ole mõtet rääkida, mis see on hea või halb, kuid et see progress inimese käes võib olla kasutatud heaks või halvaks. Me võime näiteks täiustada ja teha üha paremaid kirveid. See on tore, kui üks tööriist on üha parem, kuid
see, mida selle kirvega tehakse, sõltub sellest, kelle käes see on ja missugusel otstarbel seda kasutatakse. Paavsti entsüklikas ta toob esile filosoofi Kanti kirjutise 1792. aastast. Der Sieg des guten Prinzips über das Böse und der Gründung eines Reiches Gottes auf Erden. See on hea printsiibi võit kurja üle ning jumalariigi asutamine maa peal. Ja kui tuua see päris tsitaat kirjutusest Das Ende aller Dinge, kõikide asjade lõpp, 1795, Kant kirjutab: kas kõigi asjade loomuliku lõpu kõrval võib sisse tulla hoopis kõigi asjade loomuvastane väärdunud lõpp? Selle kohta kirjutab ta: kui ristiusk peaks kord jõudma selleni, et ta poleks enam armastusväärne, siis muutuks inimeste valdavaks mõtteviisiks selle tagasilükkamine ja vastustamine ja antikristus alustaks oma valitsemist, mis küll jääks lühikeseks ning tugineks nähtavasti hirmule ja omakasule. Siis aga, kuna ristiusk on määratud saama üldiseks maailma usuks, kuid saatus ei soosi tema selleks saamist, tuleb moraalses mõttes sisse kõikide asjade väärdunud lõpp. Tsitaadi lõpp. Saksa filosoofi keelekasutus on muidugi natukene raskepärane, tsitaat on pikk, see on niisugune kiillause, mis nõuab erilist tähelepanu. Lühidalt parafraseerides selle sisu on asi selles, et kui inimkond vajab kristliku usu läbi seda, et ta saab üldiseks kristlikuks kirikuks, kus kehtivad üksteise suhtes kristliku suhtumise reeglid, siis kuna seda ei toimu ja see tõrjutakse, siis on võimalik ainult selle vastand, see tähendab antikristuse riik, milles kehtib himu ja omakasu ja moraalses mõttes tuleb kõikide asjade väärdunud lõpp. See on ränk tsitaat, nii ta paraku on, ja paavst tsiteerides ta üldse oma töös, nagu see loomulik on, me teame, et kirik oma teoloogias baseerub ja põhineb ju antiigi kaunil pärandil, on seda süvendanud ja edasi viinud. Nii ka paavsti entsüklika, olgu öeldud lugejale, ei ole päris lihtne kirjandus, sellesse tuleb süveneda pliiatsi ja paberiga, teha märkmeid ja töötada seda mitu korda korralikult läbi, et omandada suhteliselt lühikese pisikese raamatu läbi väga olulise mõistmise kaasaja maailmast ja selle kriisiolukorrast väljatuleku võimaluste suhtes. Mis on siis kristlik lootus, millest paavst räägib? Kas see lootus on niisugune, nagu seda kõnekeeles öeldakse, natukene labasevõitu ütelus, et lootus olevat lolli lohutus? No see oleneb sellest, mis laadi see lootus on. On olemas ilmalik lootus. Me seda kohtame tänapäeval või üldse elus tihti, kus inimesed lohutavad ennast tühise lootusega, mis seisneb selles, noh jah, on pahasti küll, aga me peame ikka lootma, et küllap hakkab jälle hästi minema kõik. Ühelt poolt on see muidugi tore, et inimestel ka niisugune lootus on, kuid millele on rajatud see lootus? Kas see lootus on enesepetmine või on sellel lootusel omad niisugused kindlad garantiid, millele toetudes võib loota? Mis on siis üldse lootus, milles see lootus kristlikus mõttes seisneb? Lootus kristlikus mõttes väljub maisest maailmast, maisest dimensioonist ja kogu kristlik elukäsitlus on ju maise ja taevase ühenduses. Kristlik usk ei ole niisugune puhas spiritualism, mis nagu eluvõõralt pöörduks igapäevasest materiaalsest elust, sest kogu ristiusu aluseks on ju mis? Sõna sai lihaks. See on see, et Jumal ei räägi meiega spirituaalselt, mitte ainult, vaid väga konkreetselt
ja enam konkreetsemalt ja selgemalt ei saa kõnelda, kui laskudes taevasfäärist, jumalikkust või nagu tänapäeval füüsikakeeles öeldakse, teisest dimensioonist meie dimensiooni ja võtab meie kuju, tuleb meie hulka meie kujul ja kuna eeskuju on kõige tähtsam, siis kasvatuses on ju eeskuju kõige olulisem, mitte sõnad, mida räägitakse, siis võib öelda, et Kristus tuli ja elas ette, andis eeskuju. Ja ta pidi eeskuju andma paraku kõige süngema ja masendavama lõpuni. Inimelu on piiratud ja inimese aeg maailmas ei ole pikk. Ja lõpul tuleb inimesel läbi käia valuline, väga tihti väga valuline, väga ebameeldiv läbiminek surmast, kõigest sellest lahti ütlemine, mis siin on, millesse inimene siin on kiindunud ja kinnistunud ja see ei ole kunagi lihtne. Kuna paljud inimesed peavad maailmast lahkuma väga rängal ja jubedal viisil, siis ei olnud ka Kristusel kui jumalikul eeskujul teist võimalust. Ta pidi lahkuma inimesena siit maailmast samuti kõige rängemal mõeldavamal viisil. Ta pidi võtma kannatuse kõige tema äärmuslikumal kujul ja läbi kandma. Ja selle kannatuse ta võttis enda peale vabatahtlikult, allutades inimliku, loomuliku elutahte, hirmu valu ees, see on kõik loomulik, aga ta suutis öelda sellesse kannatusse minnes, mis oli kogu see füüsiline piin ja ristisurm, et inimesena oli palve, mingu see karikast minust mööda. Ja siis ütleb Kristus, aga sündigu sinu tahtmine. Siin murtakse selle maailma võim. Ja Kristus pidi ka selles aktis järgima mida? Vana antiigist tuntud kangelasmoraali, kangelasideaali. Kangelasideaal oli selles, kes tahtis jumalate hulka saada, pidi võitma surma, ta pidi läbima surma. Ja ainult see surm, mis kangelaslikult võeti oma peale, viis inimese antiikmaailmas jumalate hulka. Kristus pidi järgima sama teed. Seega kristlik lootus, nagu kristlik usk ja kristlik armastus, ei otsi kannatusi, kuid ta ka ei väldi neid. Ja nende kannatuste ärakandmiseks ta palub Jumalalt jõudu, et need ära kanda. Ja seal, kus need niimoodi ära kantakse, sealt algab see, mida me nimetame igaveseks eluks, või seal algab see, kus ühest dimensioonist inimene läheb teise. Ütleme lühidalt, maine ja taevane on seotud. Ja kristliku evangeeliumi sotsiaalne mõte on ju milles? Millega seob Kristus inimese igavese elu? Ta seob selle igapäevase maise eluga ja ütleb ju tuntud sõnad, kõik, mis te olete teinud ühele vähemale või tegemata jätnud, olete teinud või tegemata jätnud minule. Ja mis teod need on? Januseid joota, neljaseid sööta, haige olijaid külastada, vaevalisi lohutada, see, mis igapäevases elus kuulub sotsiaalse elu, perekondliku ja ühiskondliku kooselu juurde. Nii et sugugi ei ole kristlus mingi eluvõõras spirituaalsus, vaid nimelt Kristuse lihaks saamise läbi toimib taevane dimensioon maises ja taevase abil saab maist dimensiooni ja inimeste sotsiaalset elu ja suhteid korraldada jumalikul viisil. Kristlik lootus ei ole lootus maisele heaolule, et 5-15 aasta pärast või et natuke veel ja siis tuleb maapealne paradiis, kommunism. Ükskõik, kuidas me seda nimetame. Tarbimisühiskond või mis tahes heaoluühiskond või kommunism, see on kõik üks pettekujutlus. Kiriku silmis ei ole kommunismil ega kapitalismil mingisugust vahet, need on selle ühe ja sama saatana kaks kätt. Ja muud mitte midagi. Ja selle kahe käe vahele võidakse meid laiaks lüüa. Seega inimese elu kõrgem eesmärk on ju üleloomulik eesmärk. Ja seega maine elu saab oma õige tähenduse, sisu ja mõtte
ainult üleloomuliku eesmärgi läbi. Inimeseks olemine, ta olemasolu peab olema mõtestatud. Spiritus
olemine ja olemasolemine. Niisiis inimese loomulik eesmärk ja üleloomulik eesmärk peavad seonduma ja üleloomulik eesmärk annab loomulikule elukäigule ja loomulikule eesmärgile tegeliku mõtte ja sisu ja tähenduse. Me oleme kuulnud kõik siin viimastel aastatel rikaste perekondade lastest, kes sõidavad ringi sportautodega ja mingiks omamoodi moeks on saanud Türisalu pangalt alla sõitmine. Me võiksime küsida, mis on nendel inimestel siis puudu. Neil on ju materiaalses mõttes olemas kõik see ihaldatu, mida tihti need, kellel seda ei ole, arvavad, et selles peitub inimliku olemasolu õnn ja inimlike püüdluste eesmärk. Miks siis just need, kes on saavutanud selle, peavad kogema mingit ääretut mõttetust ja tühjust? See on, nagu öeldakse, hea küsimus. Meil on sellele küsimusele vastus, nende olemasolu on mõtestamata. Ja samal ajal me võime kohata ju väga palju, maailm on täis inimesi, kelle maine elu, hea kui see on kindlustatud või kes meie arvates elavad ääretult lihtsalt, vähenõudlikult ja vaeselt. Ja nende inimeste sisemine hingerahu, nende inimeste sisemine õnnetunne, mis kaalub ju kõik muu üles, on uskumatult suur. Kas see ei pane meid küsima, kas me ei ole läinud oma lääne tsivilisatsioonis täiesti väärale teele? Seda ei peagi enam küsima, see on juba ilma küsimata üha enam ja enam kõikidel selge. Küsimus on siin lühidalt selles, kas me oleme suutelised ära tunnetades ja mõistes teele minekut, mis viib katastroofi, oleme suutelised ise tegema pööret või tulevad pöörded nii, nagu nad ajalas on, läbi kohutavate kataklüsmide, kohutavate katastroofide. Inimese sõgedust arvesse võttes ja õppimatust on väga võimalik see viimane hullem variant. Seega on täiesti mõistetav paavsti entsüklikas, mis tõesti kõlab nagu appikarje selles meeletus, sihitus, püüdluses, mis ei saavuta neid võltseesmärke. Maist paradiisi inimene ei ehita ja see ei saagi olla omaette eesmärk, see ei õnnestu siin maa peal mitte kunagi. Kui me saame suurt kurja ära hoida, on see juba imeline ja suur saavutus. Seetõttu teispoolsus või ütleksime see kosmiline külg. Maine ja taevane on ühendatud ja maine lootus saab olla reaalne, realistlik ja töötada ainult siis, kui see lootus tugineb välistele, meist kõrgematele jõududele. Kirikul on need vahendid, siin ei ole vaja leida midagi uut. Selles imelises tervikus on ju kokku võetud olemine, olemasolemine ja lunastus. Nagu praeguse paavsti eelkäija, kelle vapil oli M-täht ja kes rõhutas neitsi Maarjat, on Maarja kui inimkonna esindaja ju ema armastuse ja ema ohverduse musternäide. Kristlikus kultuuris ema lapsega, Maarja Jeesus lapsega, see on see lootuse täht, selles on elu kokku võetud ju elu, olemasolu ja lunastuse müsteerium. Ja selles lootuses ka meie kristlased ja need, kes ka ei ole inimestena sama lootuse alla pandult, võiksime lõpetada selle teema, mis küll ei ole iialgi ammendatud ühe väikese raadiosaatega, see entsüklika vääriks tervet saadete seeriat. Lõpetaksin paavst Benedictus 16 sõnadega, mille kohaselt evangeelium ei ole ainult teadaandmine sellest, mida on võimalik teada, vaid teadaandmine
mis mõjutab tõsiasju ja muudab elu. Aja tume uks, tulevik, murtakse lahti. See, kellel on lootus, elab teisiti, talle on kingitud uus elu. Tänan. Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemas olemine.